Tänapäeva noortele võib ju tunduda väga huvitav, kui nad saavad teada, et sugusid polegi enam 2 tükki nagu vanasti ehk et mees ja naine, vaid et sugusid on viimaste loendluste kohaselt lausa 72 tükki ja seetõttu satuvadki kõik tänapäeva noored depressiooni, sest et mitte ükski neist ei suuda ära otsustada, millisesse soosse ta parasjagu kuulub. Ja isegi kui nad on selle raske dilemmaga saanud ühele poole, peavad nad järgmine päev hakkama otsustama, kellena nad ennast üldse identifitseerivad. Ehk nad võivad ju ennast identifitseerida kas või ühel päeval taksikoerana, teisel päeval vabariigi presidendina ja nad võivad mõelda, et see ei mõjuta üldsegi neid ümbritsevaid inimesi ja autosid ja et neid ümbritsevad autod oskavad endiselt öelda, et mis tootjamad nad on ja mis mudeliga nad on, nende puhul on tegemist. Kui need kõik noored võivad eksida selle tõttu, et uue põlvkonna A5 on sattunud tohututesse meeltesegadusse just selle tõttu ja ütlebki nüüd, et temast peaks mõtlema just kui A4 järeltulijast, teda peaks vaatama kui uut A5, teda peaks kutsuma ka kui uut A5, ehk et uus A5 kõlab sama palju segadust kui üks tiinekas pubekas, kes teavitab oma vanematele, et tema nime Marta asemel tuleb teda kutsuma hakata nüüd sooneutraalse nimepidi Logan ja ta on üldsegi soost nüüd gender fluid ja iga kuu 3. pühapäeval tuleb teda kohelda kui viimast jääkaru. Kuid kas see vähendab, kogu see meeltesegadus vähendab ka A5 väärtust ühe hea autona, selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaasa elama Naisluksuri proovisõidule. Kui proovida sellest natukenegi ratsionaalselt rääkida, siis on lood niimoodi, et Audi on muutmas oma mudelivalikut, et uus A4 saab üldse kunagi tulevikus täis elektriliseks ja kui sa soovid sisepõlemismootorit, pead sa võtma A5, mis esindab ennast siis eelmise põlvkonna A4, A5 Sportbacki ja kuna ta on nüüd A5 ennast identifitseerima hakanud, tähendab ju ka seda, et ta võib identifitseerida ennast universaalina ja siis ongi ta muutub Avant mudeliks, mille puhul on 467 liitrit pagasruumis ja luuperal või sedaanil on siis 420 liitrit ja on uuendusi tal veel nii palju, et on tagaosas tal olemas nüüd sellel ägedal disainil ehtsad väljalasketorud ja kui vanasti Audi kleepis sinna lihtsalt oma logod ja olemas tal ka nüüd uus Quattro Ultra nelikveosüsteem, mis tähendab seda, et kui varem oli Quattro nelikvedu selline, et 40% veojõust suunati esiteljele ja 60% tagasila kasuks, siis nüüd tähendab see seda, et enamus veojõudu läheb ette ja tagasi lükatakse taha vaid siis, kui auto hakkab libisema, kuid vanad head Quattro nelikvedu ehk permanentset nelikvedu saab endiselt ikkagi S-mudelite puhul. Ja tagaistujatel on tal pearuumi piisavalt, seal on päris sul kordaanitunnel ja jalaruumi on seal hoonimata suurenenud teljevahest ikkagi häbematult vähe. Interiööris on olemas 14-tolline multimeediasüsteem ja 12-tolline digitaalne näidiku panev masseersi funktsiooniga istmed ja natukene liiga palju klaver musta materjali ja olemas seal 11-tolline kaasreis ja multipaneel, kuigi aina enam öeldakse automaailmas, et kas neid kaasreise paneele on ikka vaja, nii et võite osta endale selle uue A5 ja müüa 30 aasta pärast suure vaheltkasuga maha, kui neid kaasreise paneele enam ammugi keegi ei mäleta. Ja Audi ütleb ka, et on ta püüdnud, et hoida A5 hinda madalal, mis tõttu ei ole ta lisanud baasmudelitele hübriidversiooni ja baasversioon alustab 2-liitrise turbobensiiniga, millel 150 hobujõudu saadavuse 204 hobujõulisena ja olemas ka 2-liitrine vana ja TDI turbodiisel, millel ka 204 hobujõudu ja muidugi varsti lisandub ka pistik hübriid ja ikkagi S-mudelitel on saadaval 3-liitrine V6 turbobensiin, millel juba 367 hobujõudu ja vana ja Quattro nelikvedu. Ja kui sind huvitab, mis kogu selle vägeva auto hind on ja ammugi oled sa ära unustanud selle identiteedikriisi ja meeltesegaduse, millest auto vaevleb, siis tema hind on alates 39 800 eurot vaid ja universaalil paar tuhat eurot kallim, nii et tõepoolest on tegemist väga hea autoga ja tahtmata saboteerida kuidagi Toyota Camryt, aga see A5 maksab peaaegu sama palju. Ja selline oli sellekordne Naisluksuri proovisõit ja selline oli uus A5. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.